ma ei propageeri teid metsa elamine. Tegelikult saab ka vabana elada linnas, suurlinnas. Selleks peame lihtsalt koondama jõud, olema koostöös, suhtlema oma kanalit pidi ja oleme vabad mitte andma seda energiat vanale maailmale, sest tema toitub meie ärganud inimeste energiast. Aga et meie ülesanne on nagu sinna loomuliku kooskõlla tagasi minna ja et see iseorganiseerumispõhimõtte ideaaljuhul on selline, et kõik inimesed on nii kõrgel teadvustasandil, et ei olegi tegelikult paljusid asju vaja enam rääkida, vaid tunnetatakse ja kui kellelgi on nõrgem koht, siis teised toetavad. See on ka nii nagu organismil, et kui üks organ läheb tasakaalust välja, siis teised tulevad toetavad. Siis selle hierarhia probleem tänapäeval on see, et see näeb rohkem välja nagu selline. Et kes siin mõnuained on ja... Ja ta põhimõtteliselt räägib ainult seda, mida tema rahvas on otsustanud ja öelnud, et neil vaja on. Tema arvamused ei puutu üldse asjisse. Tema eelistused, tema kallutused, sõna mina ringis ei eksisteeri. Sõda käib ju meie teaduse üle. Sõda käib selle üle, mida me usume. Kas kirjutame seda ravimit ja kirjutame seda ravimit, aga meid ei huvita see, mis sinust pärast saab. Sealt, aga ma usun, et kui me teeksime koos ühe korraliku ajurünnaku, siis selle uue tervishoiu mudel sünniks päris kiiresti. Oli väga tark botaanikaõppijad, kes ütles Mercedes, õpi lugema looduse raamatut, seal on kirjas kõik tarkused, sest see, mis raamatus, nii suhtud ka minu ja teistesse raamatutesse, seal on kirjas see, mis enne sind juba on aru saadud. Karevarana rohi, väga universaalne, ka permakultuuris kui haljasväetist ja massiander, ehk lühidalt, kui teised suve jooksul ükskord tõusevad, õitsevad ja sügiseks on seemned valmis ja vegetatsiooniperiood läbi, siis tema teeb sellel ajal 2 korda. Ma ei tea, kas keegi tunneb ära, see on George Hackenschmidt. Ta on esimene Eesti soost Euroopa meister maadleja. Ta elas 1870 ja kuni 1960 millegagi päris eakaks. Ta oli USA presidendi Roosevelti jaoks Russian Lion. Tal oli tohutu, tal oli tõesti fenomenaalne jõud. Ta oli taimetoitlane ja mitte ainult taimetoitlane, ta oli toortaimetoitlane. Ta jõudis ühe suure mäe juurde, mille sees oli urg ja urus elas vana, paks, rasvane hiir. Temal oli kõike külluses. Seal oli pähkleid ja seeni, kuivatatud, marineeritud. Kõiki terasid, mida te oskate välja mõelda. Vana paks hiir ütles, vend, hüppa hiir. Siin on suule, siin on muule ja taale. Sa võid siia jääda. Ma ületasin enda jaoks konflikti looduse ja tehnoloogia vahel, sest ma sain aru, et kui me võtame inimese nagu teadvuse, siis see ongi tehnoloogia. Aga inimesena me koosnemegi põhimõtteliselt 2 poolest, kuna kogu inimeseks olemise kogemus on seotud välise reaalsuse söömisega. Võiks isegi öelda, et me sööme taimi, me sööme kõikvõimalikke saadusi, aga me sööme teadvusena oma reaalsust. Me sööme sõna otseses mõttes materiaalset kogemust, mateeria puudutusi. Kogu mateeria on energia, inimese mõtted on energia, inimese emotsioonid on energia. Kõik need on erinevad energiavormid ja kõik energiavormid omavad omakorda sagedust. Ja see sagedus on väga pikk teema omakorda, et sagedusega me saame ennast tervendada, sagedusega me saame ennast haigeks teha ja sagedusega saab muuta füüsilisi struktuure. Seni, kui te teete seda, mida teised tahavad, et te teeksite, ei teete seda, mida te peaksite tegema. Ma ei taha, et te kuulaksite minu sõnu. Ma tahan, et te näeksite neid. Muide, tõuske püsti, energia ei kao kuhugi. Te olete elus ja te jääte elusaks. Hurraa!